Eelmises videos saime teada, et tänapäeva noored moogivad. Nad teevad mookohve. Aga küsimus on veel selles, mida siis veel tänapäeva noored teevad? No mis see on? Mis see teab? Kirjuta kommentaaridesse alla. Mis see võiks olla, mida tänapäeva noored teevad? No sa ei pea kaua mõtlema, sest meile tuleb appi jällegist Levila. Levila nägime eelmist videot ka. Levila pidi olema Eesti Wise. Aga ma ütlesin neile, et ma ei saa siiamaani aru, mida see tähendab. Siis nad olid mingi, okei, me muutsime ära. Ja nüüd on Levila siis enda bio ära muutnud, et Levila seisab eesti keele ja kultuuri säilimise eest. Vot see on bio. Vot see on tõepoolest väga hea bio. Meie seisame Eesti eest. Kurat. Ja näitame, kuidas noored moo kohvivad. Aga tänane video on teine Levila video. Ja reageerime ühele tänava küsitlusele, kind of, kus siis uuritakse, mis teema on veipimisega ja kust noored seda kõike saavad. Need õsaniga vaatame. Enne kui me videoga edasi läheme, siis tahaks teile rääkida tänase video sponsorist, kelleks on Betmaster. Nagu te teate, ma liitusin Betmasteri tiimiga ja naised, mul on teile kurvad uudised, sest jalgpalli MM on tulekul. Mis tähendab ainult üht, et oma meest te ei näe. Sest kell 4 hommikul mängib näiteks Haiti ja Šotimaa. Ilmselgelt me vaatame seda. Kell 5 hommikul mängib ka näiteks Usbekistan ja Kolumbia. Ilmselgelt me seda ka jälgime. Seega, sorry, me haihtume terveks kuuks. Aga ilmselgelt Betmasteris on parimad pakkumised, mis mulle eriti meeldib Betmasteri puhul, seal on kohe statistika välja toodud. Mina on väga statistika vend, ehk siis kui ma mingit mängu seal niimoodi jälgin, siis kõik asjad on ilusti välja toodud. MM-i jaoks sea ennast Betmasteri lainele, tutvu Betmasteriga descriptionis oleval lingil, mõnusat MM-i nautimist, aga pea meeles, et tutvu reeglitega ja mängi vastutustundlikult. Liigume edasi videoga. Sinu diiler on ka jälle hinda tõstud. Lähme uurime Tabasalu nootled, kas neil on kedagi uut teile. Sinu diiler on ka jälle hinda tõstud. Lähme uurime Tabasalu nootled, kas neil on kedagi uut teile soovitada. Kas sa tead? Täiesti wild hook. Suunamudijate tuleproovi venad ütleks selle kohta hook. Ja see oli wild hook. Kas sinu diiler on ka hinda tõstnud viimasel ajal? Miks me peame noortelt uurima? Et kas diileri hind on nagu kallimaks läinud või mitte? Diiler ja noor ei tohiks ühes lauses isegi fucking kokku käia, saate aru või? Kuulake seda uuesti. Sinu diiler on ka jälle hinda tõstud. Lähme uurime Tabasalu nootled, kas neil on kedagi uut teile soovitada. Kas sa tead? Kas on kedagi uut soovitada? Kas neil on kedagi uut soovitada? Sa lähed gümnaasiumiga kuskile gümnaasiumisse küsima noortelt. Joo, kuule. Ei joo, Markuse, mul diiler on hinda tõstnud. On sul kedagi soovitada veel parem? Ja, saab. Mul on kredi -20% saavad rahulikult. Wild hook. Vot see on wild hook. Lähme edasi, vaatame, kas nad saavad uue diileri või mitte. Kas sa tead, kus saab e-sigarette osta? Jaa. Aga kas sa ise teed veel sul sõbrad või keegi? Ei. Sõbrad teevad? Ei. Aga kus sa siis tead? Ma tean. See mees on legend. Mul ei ole mitte midagi muud öelda. Konkreetsed vastused, no bullshit, no snitching, kõik täpselt nii, nagu üks konkreetne bro peab ära tegema. Kas sa teed, Tobi? Vabandust, ma tulen sellest ajast, kus minu ajal tehti Tobi. Ma ei ole veipimisega harjunud. Kas sa teed veipi? Ei. Kas su sõbrad teevad veipi? Ei. Ta isegi kokutanud. Vabandust, ma kokutasin. Ta ütles ei. Tead, kus veipi saab? Jaa. Nagu, ma usaldaks vist nagu kõik saladused selle vena kätte. Nagu sealt ei tuleks mitte midagi välja. Ta oleks politsei worst nightmare. Nagu politsei lihtsalt sureks ära. Nad oleks meie, okei. Kuule, mine, poiss. Mine, ma ei itsuga rääkida. Legend. Sina tead, kus e-sigarette saab osta? Jaa, tean küll. Kas sa ise teed või sul sõprusringkonnas tehakse? Mina ise ei tee, aga väga paljud teevad, keda ma tean. Sa tead, kus e-sigarette saaks osta? Jaa. Sa teed ise või sul sõprusringkonnas? Mina ei tee, mõned teevad. Ei, mina ei tee. Esimene vend on mingi ei. Ma eeldan, et
ükskõik isegi need klipid, mis ei jõudnud siia videosse, siis raudselt kõik ütlesid, et nad ei tee. Ma ei tee, ma ei tee. Sõbrad teevad. Ma ei tea midagi. No idea. Aga sõbrad teevad vähemalt. Mina ei tea. Aga sa tead, palju asjad maksavad? Jaa, mingi 20-25. Ei tee, aga teeb tähtsad vist summad enne, kus saab. Aga mul on siuke tunne, et sel vennal on taskus ka fucking veip. Võtab lihtsalt hoiavat, et jumala eest, et nagu ei saaks aru, mis see on. Ei, ma ei tee. Ei. Ma olin paugu otsus, kui puu käis. Te teate, kus e-sigarette saab osta? Muidugi ei tea. Kas te ise teete või sõprus? Vot see oli ka... Ühel ajal saime 2 inimtüüpi kohe selgeks. Üks mees, kes snitšiks, teine mees, kes ei snitši. No vaadake neid vastuseid. Te teate, kus e-sigarette saab osta? Muidugi ei tea. Muidugi tean, hallo, muidugi. Teine vend on... Ei tea. Ma pole kuulnud ka, kus süüke asi toimub üldse. Inimesed teevad e-sigarette või? See ei ole võimalik. No. Ise teete või sõpruskonnas? Mina pole mõni teinud. Mis asi see on? Aga kus siis saab osta? No igalt poolt, no. Mina pole kunagi teinud. Just nad on noored poisid. Ei tea. Jällegi ei tea. Mitte midagi ei tea. Aga kus siis saab osta? No igalt poolt, no poest saab osta. Telegram, kõik, no. Kas te olete alaealised? Jah. Nagu ma eeldan, et kõik vaata need poest just kui sa ostad maitseta mingit asja või. Eestis ei tohi just maitsega müüa. Ei, siis nad lihtsalt... See, et küsitakse, et kus see tuleb, vaata, see ongi see, et nad ilmselt illegal shit kuskilt, ma ei tea, kus iganes kohast. Ja nad teevad neid maitsega veipe, vaata. Siis pead kuskil Telegramis või Snapchatis kuskil mingit liini ajama, vaata. Aga kas sa ise teed või sul sõbrannad? No mina enam ei tee, aga tegelikult enam. Lõpuks ometi aus inimene, Lõpuks ometi aus inimene. Siis ütleb, et kuule, ma olen teinud, enam ei tee. Sorry, nii on. Sõbrannad teevad. Aga miks siis te ära lõpetasite? Mõttetu. Ma tead, kust e-sigarette saab osta? Muidugi. Aga kuidas sa tead, kas sa teed ise või sul sõpruskonnas? Sõpruskonnas. Kas sa oled ise näinud mõnda diilerit, on sul Sõbrad on alati süüdi. Sõbrad nagu seletad, millised nad välja näevad ka või? Jaa. Millised nad siis tavaliselt välja näevad? Mingi suht noored. Lihtsalt nagu tunduvad nagu mingi 20, mingi 21 lihtsalt üritavad müüa, Vend kirjeldas ise ennast praegu. Teate seda pilti, kus reporter kirjeldab seda, keda nagu süüdistatakse, vaata, see oli mingi mock-up ja see vennal teeb samasugune välja. Jaa. 20 umbes näevad välja, nagu siuke vunt sees ja eks siuke tänapäeva haircut on ka ja väike teiper on ja tal on must pusa ja mingid mustad teeks. Tere, kui vana sa oled? 17. Kas sina või keegi sul sõpradest teeb e-sigarette? Mina isiklikult ei tee, aga... No, muidugi ei tee. Ja see, vaata, tänapäeval noored on ju, reaalselt kõik näevad samasugused välja, esiteks, ja teiseks. Sa näed, et see vend on 17, saad aru, mis ma mõtlen, 17, 18, 16, sa näed, et ta vastab oma vanusele. Kui mina koolis käisin, 11-12-ndikud olid kõik nagu, vennad nägid välja 30. Vennad nägid reaalselt välja nagu 30 ja see tüdruk on täpselt see siuke vibe nagu, võib-olla isegi paar aastat enne, kui ma gümnaasiumisse ise jõudsin, ta näeb täpselt see siuke 2008 selline välja, kes näeb oma anusest palju vanem välja. Kuidas siis need diilerid nagu töötasid? Kas Snapis, Instas erinevad kontod ja siis kirjutad. Kuidas diileritega ühendus saab siis? Snapid, Instad, Telegramid, Redditis, linna peal tegelikult liiguvad ringi. Mul tegelikult üks sõber teab ühte kontakti. Mingi neljapäeval 7 paiku seal kuskil tankla nurga peal on ka mingi vend. See fucking hakkas kõike loetlema, mida ta teab. Otsid linnast üles, vanad mehed annavad sulle kimu ja siis, jah. Ma nüüd ei saa aru, et kas vanad mehed on nagu juba minu vanused mehed, 50 pluss mehed või siis 21-aastased.
nagu see tüüp seal enne kirjeldas, vaata. Aga see on wild vastus. Vanad mehed annavad siis kimu. vanad mehed annavad sulle kimu ja siis jah. ma tahaks nüüd, et Vanad mehed annavad selle kimu. A, B. need sõbrad ka lõpuks koolist välja tuleks, kes nagu päriselt tarvitavad ka neid asju. Et praegu ainult kõigil sõbrad teevad, vaata. Aga miks keegi sellelt reporterilt ei küsinud, et kas sa teed? Või ta läkski lihtsalt ise otsima? Perse küll, miks ma enne sellest aru ei saanud? See ei olnud huuk. See ei olnud fake huuk. See oli päris huuk. Reporteril on päriselt diiler hinda tõstnud. Nüüd ta tahabki uut diilerit leida. Ta tahabki lihtsalt uut diilerit leida. Tead sa seda vend? Kuule, mingi vend tundus nagu, et ta müüks. On nagu, kuidas ta välja näeb või millised on ta mingi vanem meesterahvas või? Reporter ise tahtis ka. Levilal reporter ilmselt tahtis veipi osta. Sellepärast me saime jällegi sellise suurepärase Levila reportaaži. Ühesõnaga tundub, et selle video järgi noored veipi ei tee. Kõik nende sõbrad teevad. Nad teavad väga hästi, kus saada. Teavad, et seda saab Snapchatist, Telegramist. Lähed, saad kokku ja vanamees annab kimu sulle. Vanamees on siis 20-aastane meesterahvas. Ja nii on. Aga mul siiamaani ei ole mõttest läinud see esimene tüüp. Ta lihtsalt ei ole snitch. Kõik asjad ütles jah, ei. Ja täpselt nii, kuidas peab vastama sellistele küsimustele. Palun lihtsalt korraks siia lõppu kuulame seda ka. Kas sa tead, kus saab e-sigarette osta? Jaa. Aga kas sa ise teed või sul sõbrad või keegi? Ei. Sõbrad teevad? Ei. Aga kus sa siis tead? Ma tean. Kus sa siis tead? Ma tean. Kes iganes selle tüübi sõbrad on, hoidke teda. Ta päästab elusid. Ta reaalselt päästab elusid. Ühesõnaga, noorus tõepoolest ei ole hukas. Keegi selles videos enam e-sigaretti ei tee. Seega te ei pea muretsema. Te peate muretsema moo kohvimise pärast. Ühesõnaga, olge tublid. Kirjutage alla, mida võiks järgmisena vaadata. Aga seni. Tšau, paka.